Tere tulemast pilveteenuste moodulisse. Loodan, et olete eelmiste moodulitega kenasti hakkama saanud. Nii, alustan võib-olla Moodle'i kursusest ja ma panen nii nagu ikka siit natuke tõmban koomale ja pilveteenused. Ja te näete, et hetkel on siin ainult kaks nii-öelda ülesannet. Üks on siis test, mis tuleb teil ära teha ja teine on siis ühisfail, mida te saate siis saame hakata koos täiendama ja ma näitan teile juba täpsemalt, kuidas see toimuma hakkab. Nii, ja testi näitan ka kiirelt ära. Punkte saab ainult testi eest ja need 10 punkti ongi võimalik siis testi eest saada. Nii et klõpsate siin. Nii ma panen omale ka siis keeleks panen eesti keel, siis on mugavam. Alusta testi ja testis on siis nii valikvastustega küsimused. Nii, paremal pool on näha täitmine, et mis ülesanded olete täitnud. Iga punkti eest on võimalik saada siis, või iga küsimuse eest on võimalik saada 1 punkt. Nii, ma liigun natuke edasi, on selline, kus te saate ise valida õige vastuse. Nii, ja on üks küsimus, kus peate otsustama, kas väide on tõene või väär. Nii palju siis testist. Nii, ja kui te olete siis testi sooritanud, siis lõpetate ja näete punkti summa. Ja vaadake, siin hindamist te võite seda testi nii palju kui tahate teha, arvesse läheb siis saadud kõrgem hinne. Nii palju siis materjalidest. Panen siia ka tänase loengu ja panen tegelikult ka selle loengu esitluse materjalid. Nii et teil on võimalik nii kuulata, kui tegelikult vaadata ka neid õppematerjale. Ja liigumegi edasi õppematerjalide juurde. Tänane teema ehk siis pilveteenused on järjest enam saavutanud suurima aktuaalsuse. Ma arvan, et üldse sellised pilveteenuste ja üldse veebiteenuste kasutamine muutus kindlasti aktiivseks ja aktuaalseks pandeemia ajal. Mis asi pilveteenus siis on? Need on sellised digitaalsed lahendused, mida pakutakse siis interneti vahendusel ja mis võimaldavad siis kasutajal ehk siis erinevatel osapooltel teil, meil salvestada mingisuguseid dokumente, neid hallata, neid muuta, parandada, töödelda ja jagada teistega. Ja jagada siis selliselt, et me saame jagada just nende inimestega, keda me soovime ja seda kindlasti turvakaalutlustel. Ehk see tähendab, et need failid, mis siiani võib-olla paiknesid teil lokaalses arvutis, kolivad nüüd üle veebi, ehk siis tegelikult te saate neid materjale kätte igalt poolt. Ehk enam ei pea te seda materjali kuskile mälupulgale salvestama või siis ainult oma sülearvutist materjale jagama, vaid kui nad on teil veebis olemas ja te pääsete ligi internetile, siis on teil võimalik neid faile kasutada. Mis need põhifunktsioonid korra juba rääkisin, aga natuke pikemalt, ehk siis salvestamine ja mis väga oluline on see, et varukoopiate tegemine. Ehk tegelikult ma ise veel soovitaksin lisaks ka füüsilisele kettale teha varukoopiaid, aga oluline on see, et kõik need dokumendid, andmed ja erinevad failid on siis sellises ühtses veebiserveris, mis on siis ligipääsetav eelkõige teile, aga ka kõigile neile, kellele te ligipääse olete andnud. Ja see on siis hästi oluline, sest et on võimalik taastada kaduma läinud faile. Need serverid on üldjuhul kaitstud, ehk siis see nii-öelda kaitseb nii küberintsidenti kui ka inimliku vea korral. Ja on võimalik siis failidest ka ajalugu säilitada, et siis taastada varasemad versioonid. Teiseks oluline on see, et meil on võimalik samal ajal töötada samade dokumentidega siis erinevatel inimestel ja see siis ei sõltu geograafilisest asukohast. On võimalik teha muudatusi, on võimalik kommenteerida, see kiirendab kindlasti meeskonnatööd ja erinevaid otsustusprotsessi. Ja veel on oluline, et seal on siis sünkroniseerimise võimalus ehk
need failid, mis on teil olemas kas koduses arvutis või tööarvutis või isegi nutitelefonis, siis see võimaldab, kui nad on nii-öelda pilve laetud või sünkroniseeritud, nad võivad olla paralleelselt nii teil arvutis kui ka pilves, ta võimaldab jätkata siis ükskõik kus kohas, ükskõik mis ajal seda tööd, ka siis, kui te ei ole oma arvutit kaasa võtnud. Nüüd väiksed mõisted, mida kasutatakse, et pilveteenust võib jagada tegelikult 3 tüüpi. On tarkvara kui teenus, lühend siis SaaS, platvorm kui teenus ja infrastruktuur kui teenus. Ja siin on ka näited, et meie räägime teiega tarkvara kui teenusest, me räägime siis Google Drive'ist, Office'ist ja Dropboxi võib-olla paljud on kasutanud või ei ole, aga järjest vähem Dropboxi ka kasutatakse. Siis platvormina on siis kas Google App Engine või Heroku ja on siis ka infrastruktuuri teenus, mis pakub siis sellist võimalust rentida servereid ja salvestusruumi. Veel kord kokkuvõttes, mis on need pilveteenuse eelised? Kõigepealt, et nad on väga paindlikud, te saate kasutada palju suuremat ressurssi, kui seda võimaldab teie arvuti. Kindlasti on ta kuluefektiivne, teil ei ole vaja eraldi muretseda serveri pärast ja see puudutab ka ettevõtteid ja ei ole vaja siis kulutada raha infotehnoloogilise infrastruktuuri soetamiseks. Saate igalt poolt ligi, kindlasti kõik uuenduslikud tehnoloogiad nagu masinõppe, suurandmed ja nii edasi on siis pilvest hõlpsasti kättesaadavad ja pidevalt arendatakse teenuseid, nad on ajakohastatud ja pidevalt lisatakse uusi funktsioone juurde ja teie ei pea selle pärast muretsema. Küll aga peate muretsema selle eest, et teie andmed oleksid turvalised ja privaatsed, et nad oleks kaitstud. Sest kui andmed on juba sattunud nii-öelda pilve, internetti, ükskõik kuidas me seda räägime, siis nad võivad olla hõlpsasti kättesaadavad erinevatele osapooltele. Ja selle eest peate teie väga tõsiselt ise muret tundma. Selleks on võimalik krüpteerida andmeid, siis nad on kaitstud nii edastamisel kui ka salvestamisel. Et selleks on olemas erinevad rakendused, nagu siin on välja toodud, aga ka te teate, et kui te digiallkirjastate, siis on võimalik seal materjale ka krüpteerida ja näiteks paljudes asutustes ja ettevõtetes ei ole lubatud üldse tundlikke andmeid ka meilidel edasi saata ilma krüpteerimata. Nii et krüpteerimist väga-väga soovitan, kui ikkagi tegemist on kas palgaandmetega või olgu need teie enda isiklikud andmed, siis kindlasti tuleb krüpteerida ja lisada siis sinna need inimesed, kes võivad seda materjali kasutada. Loomulikult need peavad olema siis isikuandmed kaitstud, sellest ma ka juba rääkisin, ehk siis teenused peavad vastama andmekaitse määrustele. Kahefaktoriline autentimine on kindlasti väga oluline, igal pool tuleb seda kasutada, sest see võimaldab siis, suurendab konto turvalisust. Et kui teil on jäänud kas arvuti kuskile, kuhu on teised inimesed sisse pääsenud mingil põhjusel, siis tegelikult ei pääseta teie andmetele ligi ilma, et see siis oleks nii-öelda see teistkordne autentimine, mis üldjuhul tuleb teile siis kas mobiilitelefoni teel või peate kinnitama kuskil meiliaadressiga, et saate igal juhul teavituse, kui keegi on üritanud teie andmeid varastada. Ja kindlasti suurt tähelepanu tuleb pöörata, et paroolid oleksid tugevad, et õiguste haldus oleks ja et regulaarselt vahetate paroole, vaatate need turvalisuse üle. Eriti kui see puudutab ka nagu ettevõtteid. Meie puudutame täna 2 rakendust Google Drive'i või 2 platvormi Google Drive'i ja OneDrive'i. Ja Google Drive ongi siis just nimelt Google'i poolt pakutav pilveteenus, et väga päris suur osa kasutavad seda teenust ja ta võimaldab siis tasuta salvestada kuni 15 gigabaiti andmeid ja ta ühildub siis erinevate Google'i Workspace rakendustega, Google Docs, Sheets, Slides ja on võimalik siis erinevaid küsitlusi, erinevaid vorme teha. Ja peamised funktsioonid on siis dokumentide redigeerimine erinevate inimestega, kellega te soovite. Siis neid linke on väga lihtne jagada.
siis toimub automatiseeritud salvestamine ehk te ei pea kogu aeg muretsema selle salvestamise pärast ja säilib ka eelmiste versioonide ajalugu. Ja tal on ka tugev mobiilirakendus nii Androidi kui siis iOS-i jaoks. Nii, ja Microsoft Drive, OneDrive on siis Microsofti pilveteenus, seda kindlasti kasutatakse enamuses ettevõtetes ja seal on võimalik siis andmeid salvestada kuni 5 gigabaiti ja ta on siis integreeritud Microsoft 365 rakendustega, sealhulgas Teamsiga. Ja ta on siis eriti Windowsi kasutajatele kasulik, kuna ta on siis Windowsi süsteemidesse eelinstalleeritud. Ja on siis samasugune funktsionaalsus, on võimalik siis kasutada erinevaid Office dokumente, teha koostööd, siis on failide kohaliku salvestuse vähendamine, Files on Demand. Lisaturvalisus on siis tundlikele andmetele ja on võimalik samamoodi taastada faile ja hallata erinevaid versioone. Ja siin on ka lühike võrdlus siis kahe Google Drive ja OneDrive vahel nii mahu osas, tekstitöötlus, missugused rakendused peamised, turvalisus, mõlemal on siis kaheastmeline autentimine, failide taastamine on mõlemas ja jagamine ja siis hinnakiri ka siis, kui on vaja juurde lisaruumi. Kui rääkida haridusest, kuna me ka siin koolitame, siis tegelikult järjest rohkem on seda kasutuses hariduses. Ma arvan, et koolides juba kasutatakse, õpetajad oma õppetöös kasutavad. Võin eksida, aga vähemalt mina olen kokku puutunud, et paljudes koolides kasutatakse Google Drive'i, kuna Microsoft on natuke kallim. Ehk siis samamoodi on võimalik õppematerjalide jagada, teha seda ühistööd, on võimalik õpetajatel lihtsalt tagasisidet anda, on võimalik erinevaid kursuseid hallata. Google'is on siis Google Classroom ja Microsoft Teams on siis Microsoftis. Ehk siis on võimalik ka veebikoosolekuid läbi viia ja seal ühiskaustu tekitada. Ja nagu ma juba ütlesin, anda siis tagasisidet ja hinnangut ja siis otse dokumentides. Lisaks võiks välja tuua populaarsete pilveteenustena lisaks siis Google Drive'ile ja OneDrive'ile veel Dropbox, mida veel mõned aastad tagasi väga aktiivselt kasutati, ta on endiselt kasutusel, aga siis seal pakub siis ainult 2 gigabaiti tasuta salvestusruumi, on võimalik ühendada siis ka oma lokaalse arvutiga. Aga siis BeagLoad pakub siis 10 gigabaiti tasuta ruumi, mida on siis võimalik soovituste kaudu 20 gigabaidini suurendada ja tema võimaldab siis ka failide krüpteerimist ja meediaplayeri kasutamist. Ja Nextcloud on siis selline avatud lähtekoodiga alternatiiv, mis võimaldab siis kasutajal oma serveris siis pilveteenust majutada, andes siis täieliku kontrolli kasutajale tema andmete üle ja sobib siis sellistele organisatsioonidele, kes hindavad andmesuveräänsust. Aga meie siis tegeleme sellel koolitusel ja vaatame neid 2 pilveteenust. Kui me räägime pilveteenusest ettevõtluses, siis tegelikult sama nagu hariduses on võimalik erineva meeskonnatööprojektides rakendada, koostöö muutub lihtsamaks, efektiivsemaks. Oluline on see, et see võimaldab ka rohkem sellist kaugtööd teha, andmehaldus on tsentraliseeritud ja ettevõttes on võimalik teha ka erinevaid PowerPi's visualiseerida erinevaid andmeanalüüse. On võimalik siis ka ERP ja CRM süsteeme majutada ja turvaline on ka andmevarundus. See on siis hästi, andmete taastamine on lihtne ja kiire. Ja pilveteenused tõepoolest on muutnud meie igapäevaseid tööprotsesse ettevõttes, võimaldades siis muutuda paindlikumaks, muutuda efektiivsemaks. Just nimelt läbi selle, et me saame siis igapäevaselt toimetada oma dokumente, hallata, teha koostööd, teenindada kliente ja automatiseerida äriprotsesse. Ja tõepoolest ka tegelikult
igasugune loengute salvestamine, nii-öelda Teamsis reaalajas osalemine, erinevate veebikoosolekute läbiviimine, rühmatööd, on võimalik siis saada kohest tagasisidet ja on võimalik siis neid materjale hoida, majutada tsentraliseeritult, lihtne ligipääs kõikidele, on lihtne teha erinevaid teste, küsitlusi ja kasutades siis pilvevorme. Hästi oluline on see, just eraldi tahan välja tuua selle andmete varundamise ja taastamise. Oluline on see, et mõlemal juhul on võimalik siis nii-öelda taastada varasemaid versioone, vaatame ka korra põgusalt seda. On võimalik taastada näiteks Google Drive'is 30 päeva jooksul prügikasti saadetud faile. On olemas täiendavad tööriistad, näiteks andmete allalaadimises Google'is on takeout ja OneDrive'is on backup ja toimub selline süsteemne andmete haldus, kus on siis nii-öelda kaustastruktuur, on õigused deklareeritud kasutusel ja on võimalik siis konkreetne varukoopiate tegemise rutiin. Ehk siis see on selline automaatne andmete varundamine, mis võimaldab teil siis turvaliselt oma dokumentidega toimetada, ilma et te peaksite kogu aeg muretsema oma andmete kadumise pärast. Oluline aga on see, et te saate aru, kuidas see täpselt toimub ja et see on tegelikult turvalisem, kui hoida neid andmeid lihtsalt oma kas sülearvutis või koduses arvutis, mis juhul, kui arvutiga peaks midagi juhtuma, olete te nendest andmetest lihtsalt kõigest ilma. Usun, et ka kuulajate sees on mitmeid inimesi, kes on selle keerulise olukorraga kokku puutunud. Mitte vähem oluline on see, et keskkonnamõju, me vähendame keskkonnamõju. Näiteks Microsoft on seadnud sihiks olla siis aastaks 2030 aastaks süsiniknegatiivne. Me kõik saame sellele ka vägagi kaasa aidata. See tähendab seda, et räägitakse palju ka digitaalsest prügist ehk ei ole mõtet säilitada, dubleerida andmeid ühes, teises ja kolmandas kohas, kui on võimalik neid hoida kõiki ikkagi ühes kohas koos. Ehk siis sellise digitaalse prügi tekitamisest tuleks ka loobuda. Et on juba ka mitu aastat järjest olnud digitaalse prügi koristuspäev. Osalesime ka ise terve kollektiiviga seal ja tõepoolest kustutasime oma arvutitest ära liigsed failid ja liigsed nii-öelda varunduskoopiad. Ka nii Google kui Microsoft kasutavad järjest enam oma andmekeskustes siis taastuvenergiat, siis on optimeeritud tööprotsessid aitavad kaasa energia säästmisele ja tegelikult virtuaalne töö võimaldab rohkem sellist kaugtööd ehk inimesed peavad vähem nii-öelda tööle sõitma, kasutades siis igapäevaselt transporti. Inimesed saavad töötada kodus või siis mõnes teises riigis, nii et transpordist tingitud jalajälg samamoodi väheneb. Ja inimesed ja ettevõtted järjest vähendavad seda kontoripinda, mis neil kasutusel on, kuna kontorid on nüüd just viimastel aastatel suhteliselt tühjaks jäänud tänu sellele, et tehakse rohkem kodutööd. Ja nagu ma juba ütlesin, et tasub üleliigsed failid kustutada ja varukoopiaid säilitada mõistlikul arvul. Nii et tõepoolest see, et me kasutame neid pilvetehnoloogiaid, see mõjutab ka keskkonda ja kuigi see vähendab võimalust füüsiliste andmekandjate järele, on tegelikult samal ajal need andmekeskused, kus andmeid hoitakse, siiski suured energiatarbijad. Nii et on hästi oluline, et me saaksime aru, et need andmekeskused panustavad rohepöördusse, aga igaühest meist sõltub samuti see keskkonna jalajälg. Ja kokkuvõttes võib siis öelda, et pilveteenused on muutunud siis meie igapäevase elu ja töö ja õppimise osaks. See on siis, pakuvad meile turvalist keskkonda andmete hoidmiseks, väga suur paindlikkus, igal ajal on võimalik igalt poolt ligi pääseda, see võimaldab meil arendada koostööd erinevate inimestega sõltumata ajast ja kohast ja tegelikult ka nende failide haldamine on hästi oluline ja
see aga eeldab sellist teadlikkust nii turvalisuse kohta kui andmete haldamise kohta. Nii palju siis sellest loengust. Ja nüüd vaatame konkreetseid näiteid. Mul on päris mitu erinevat Google'i kontot, kuna ma olen seotud erinevate ühendustega ja on olnud vajadus teha seal erinevad kontod, siis ma teid päris oma isiklikku kontot ei näita, kuna see on ka nagu turvalisuse eesmärgil. Küll aga ma näitan suhteliselt värsket ühe programmi kontot ja saame siis seal vaadata, mis on võimalik teha. Nii, no kõigepealt alustame siis Google'i kontost. Google'i kontosse pääsete te ligi siis, kui te olete kas Gmailiga sees, lähete lihtsalt logite sisse või näete siin Google Apps, on olemas siis kõik need võimalused, missugused äpid siis Google'is olemas on. Nii, ja kui te olete siis siin sees, siis kõigepealt vaatame siin keskel on siis see põhiosa, kus on teie materjalid erinevad. Vasakul on siis näha, mida te saate lisada siia, saate lisada uue kausta. Käibki nii lihtsalt, et panete klõpsate ja ütlete, et see on siis uus kaust. Nii, no jah. Ma loon siia nüüd ühe kausta. Nii, ja see kaust ilmub teil siia nähtavale. Ja siin 3 nuppu on, siin saate igasuguseid asju teha. Alla laadida, ümber nimetada. Nii, võtame 2, okei. Nii. Ära kustutada. Turvalisust määrata, organiseerida ja näiteks muuta või lisada ka sellele kaustale värvi. Nii, nüüd edasi, kui te lähete klõpsate siia, oled kaustas sees, siis te saate luua uue Google'i dokumendi. Nii, minul nüüd on siin see AI tahab aidata, aga ma praegu loobun. See on uus dokument. Nii, aitab sellest küll. Nii, ja selle võite siis lihtsalt siin avaneb siin üleval see aken. Eraldi tekib selline tööriistaribale aken. Nii, ühe asja unustasin ära. Kindlasti pange nimi. Ta paneb automaatselt selle nii-öelda esimesed sõnad, nii et te saate siit seda muuta. Ma kirjutan siia siis lihtsalt uus dokument ja enter. Ja näete, ongi teil siin uus dokument. Saate luua siis Exceli tabeli. Nii. Siin saab teha arvutusi, kokkuvõtteid, registreerumisi ja nii edasi. Nii, jällegi paneme nime. Kokkuvõtted. Enteriga ja näete, nüüd mul on 2 dokumenti. Siia saab siis faile üles laadida oma arvutist, saab kaustu üles laadida. Google Slides saab slaide teha. Ausalt öeldes mina ei ole väga kasutanud, sest mulle meeldib teha ikkagi ilma selleta. No, siin on veel näha Google My Maps, Drawing, Sites, aga siis on võimalik teha ka küsitlusi. Nii, ja algab siis jälle, et panete nimetuse, küsitlus, selgitus ja siit kõrvalt hakkate valima, et mis tüüpi küsimused. Nii, ja siit saate vaadata, siit saate valida, mis tüüpi küsimusi te tahate, lühike vastus, pikk vastus, siis on nii, et peab valima ühe vastuse või checkbox on siis see, et märgistate ära kõik sobivad vastused või avaneb loetelu alla, saate faili üles laadida, saate küsida, et no näiteks, kuidas kursus meeldib. Nii, mitu tärni tahate panna, 10 tärni või tahate panna südamed. Nii,
Nüüd vaatame edasi, siin all on kas kohustuslik vastamine või mitte. Et see mõelge nüüd hästi läbi, kui on kohustuslik vastamine, siis ei saa edasi minna enne, kui inimene on vastanud. Nii et kui ta ei ole ikkagi kohustuslik, siis pigem ärge pange. Nüüd, kui te tahate kustutada, saab siis siit nii-öelda prügikasti ikoonilt ja kui te tahate samasugust küsimust saada, näiteks kuidas tuju on? Nii, siis vahetate, teete näiteks siit 5 ja korras. Nii, aga kui ma nüüd tahan samasugust, kuidas tuju on, aga võtan siis multiple ehk mitme või tähendab ühe vastusega. Nii, väga hea, pole viga. Ja tase, see tähendab, saab ise kirjutada. On võimalik pilte lisada. Nii, edasi te saate vaadata, näete siin silm on, saate vaadata, kuidas küsitlus välja näeb. Nii, saate märkida. Nii. Ja saate valida ühe või kirjutada, ei oska vastata. Nii. Nii, ja vaatame tagasi. Nii, nüüd te saate siia valida mingisuguseid pilte või teksti saate valida, saate omale siia kas ise üles laadida või valida olemasolevate hulgast pildi. Saate üldist seda värvikoodi muuta. Noh, jälle vaatate siit silmaga, kuidas välja näeb, kas teile sobib, ei sobi. Nii. Ja mis veel saab teha? Nii. Saab siis jälle tagasi võtta ja nii edasi. Nüüd vastused. Saate vastuseid vaadata. Ja siis settingutest. Nii. Siin saab nüüd on võimalik, et te kogute kohe inimeste meiliaadresse. Kas siis automaatselt või inimene peab sisestama. Nii. Kas te tahate, et kui inimene registreerub, ta saaks omale meilile vastuse? Võib teha nii, et siis, kui inimene küsib, aga võib alati. Mina muide panen alati, sest inimesed tavaliselt ei mäleta, kuhu nad ja millal on registreerinud. Kas te soovite, et inimesed saaksid seda vastust muuta? Kui jah. Ja kas teil on limiteeritud, et võib ainult ühe vastuse teha, siis vastad klõpsate ka. Nii, siin on veel erinevaid, näiteks kindlasti tasub kirjutada vastused aitäh, et registreerusid. Ehk see on siis vastus peale seda, kui inimene on oma vastuse saatnud. Nii, ja tegelikult on veel palju erinevaid keerulisi võimalusi. Saate sellest teha alati koopia. Saate teha eeltäidetud vormi, saate välja printida. Nii, ja siit saate siis lisada. Nii. Mis ta nüüd mõtleb? Nii. Ja kui te siis nii-öelda olete publish teinud, ehk vorm on valmis. Nii, ootame natuke. Nii, millegipärast võtab kaua aega. Nii, siia vahepeal soovitan panna nime ka sellele. Huvitav, et nii kaua aega võtab. Nii. Nii, publish. Ja nüüd te saate valida, kas igaüks, kes lingi saab, vaatab seda või te saate valida konkreetsed inimesed, kes saavad.
saate oma poolt piirangud panna, saate valida jah, piirangutega või siis igaüks. Nii. Ja nii, ma panen praegu, et igaüks. Ja siis saate valida siis selle lingi ja saate ka lühendatud lingi, siit kohe teete copy ja saadate selle lingi laiali. Nii, saab ka kohe siit võtta selle lingi ja saata laiali. Nii, mis siin veel on võimalik? Nii et jah, saab siis kellelegi konkreetselt jagada seda või siis jagada kõikidele. Nii, nüüd edasi. Meil on siis siin selline home, kus on siis teie nii-öelda oma isiklikud failid. Teil on oma My Drive, kus on siis kõik nii kaustad kui failid. Siis on Shared Me, need on siis need, kes teiega on jaganud. Ehk kui teiega keegi jagab mingit materjali, siis see läheb üldiselt siin jagatud kausta. Siis on need hetkelised failid, need, mis te viimati olete kasutanud. Spam võib olla siin, jah, ja prügikast. Ja näete ka siis, kui palju teil siis on sellest mahust täidetud. Näiteks siin on muidugi vähe kasutatud, kuna see on selline suhteliselt värske üks projekti kaust. Ja siin on siis, saate tellida omale ruumi juurde. Nii, ja vaatame, kuidas vaadata siis nii-öelda selle faili ajalugu. Noh, me lõime siia uus dokument. Ma kirjutan siia kõigepealt, siia kirjutan juurde. Siia kirjutan juurde enda mingit teist värvi ka. Nii, panen ta korra, nüüd ta tegelikult peaks salvestuma. Ja vaatame menüüst, nüüd kui teil see Wordi dokument on avatud pilves, file ja version history ja see version history, vaateversiooni ajalugu. Ja näete, siin on näha, saate siis näiteks, see on mul varasem versioon. Saate enne seda vaadata, noh, siin pole mul üldse midagi, veel tühi versioon, jah. Ja see on mul siis uus versioon. Ja nüüd, kui te siis tahate seda vana versiooni, siis restore this version, aga kui ei taha, siis jääb selle juurde. Nii et nii on võimalik siis neid dokumente vaadata. Nii, ja ma korraks lähen nüüd veel, ma panen need üleliigsed asjad siit kinni. Vaatan nüüd korraks oma faili. Näiteks see on nüüd see minu isiklik fail. Võtan siis siit selle dokumendi, mis ma olen teile juba ka sinna Moodle'isse pannud ja vaatan nüüd fail, versiooni ajalugu ja kuvaversiooni ajalugu. Ja näete, siin on nüüd näha, et ma juba eile siin toimetasin ja praegu on siis praegune versioon. Nii et kui ma siia klõpsan, siis ma saan küsida, et kas taasta versioon, praegu on siis see versioon. Nii et selliselt on võimalik ka neid versioone siis taastada. Ja mina siis jagan teiega seda linki ja panen selle kursusele ja sealt siis te saate kõik toimetada. Ja vaadake, siin on veel võimalik siis, et igaüks, kellel on link, kas ta on siis muutja, vaataja või kommenteerija, et mis õigused tal on. Kui vaataja, siis ta saab ainult lugeda. Kui kommenteerija, siis ta saab ainult kommenteerida ja kui muutja, teid ma panin muutjaks ja siis saate muuta. Ja kopeeri link, eks ju, valmis ja saangi teiega jagada. Nii et palun siis ka seda vormi sealt täita
Ja teie nüüd seda faili ajalugu vaadata ei saa, ehk seda faili ajalugu saab vaadata omanik. Nii, ja loomulikult siin on ligipääs ka kõikidele teistele veel Google'i rakendustele. Ja vaatame hästi põgusalt ka OneDrive'i. OneDrive, see on minu töödokumendid, et siis nagu näete, siin on ikkagi on hästi oluline, kuna minul on juba hästi palju neid faile, tegelikult nagu tõesti lõputu hulk, siis mina olen värvidega muutnud ära need kaustavärvid, et ma teaksin, mis teemal ja kust mul on kiirem otsida. Siis, kui ma olen jaganud materjale, siis on siin näha kohe inimeste nii-öelda kujutised, et need on siis jagatud, näete päris palju jagatud kaustu. Samamoodi on siin, see toimib samamoodi nagu OneDrive või vabandust, nagu Google Drive. On näha siis, mis dokumendid minuga on jagatud, kes on jaganud, eks ju. Noh, siin on võimalik lemmikuid panna, prügikast, noh, kui on vaja. Siis on, ja mis on oluline, ta on seotud kõikide minu Teamsi materjalidega, Teamsi meeskondadega ja kui sinna lähevad siis materjalid üles, siis need materjalid kajastuvad ka siin. Ja siin siis samamoodi Add New on võimalik siis lisada kausta, faile, Wordi, Excelit, PowerPointi, Notebooki, on võimalik teha ka Formse, nii et igasuguseid samamoodi. Nii et soovitan hakata kasutama. Kui teil tekivad küsimused, võite alati minu poole pöörduda, võite küsida seal foorumis, võite saata mulle meili, et ma ei oska arvata, kui palju te seda kasutate, paljud võib-olla kasutavad ja kõik on lihtne ja selge. Võib-olla üks asi veel, et otsing on hästi lihtne. No ma võib-olla näitaks seda otsingut siis oma siit. Võtame ühe nime. Saab nime kaudu otsida. Materjale saab nimetuse kaudu otsida. No nii nagu ikka need otsingusüsteemid toimivad. Ja sama on siis siin, ehk siis saab tüübi kaudu näiteks otsida ainult arvutustabeleid, saab omaniku kaudu, mis sõnu ta sisaldab, kas otsida kõigilt või siis minu kettalt, saab ka prügikastist otsida, mis ajal see on nii-öelda muudetud ja nii edasi. Või siis kellega on jagatud. Ja siis otsing ja tulevad välja siis näiteks minu puhul siis kõik need Exceli failid. Nii et jälle selline hea võimalus. Nii palju siis sellest kursusest ja edukat täitmist. Kordan veel üle, siia tuleb video koos materjalidega. Siis tuleb teil teha ära test, mille eest saab 10 punkti ja soovitan siis ka seda ühisfaili täita, et siis katsetada, kuidas see toimib. Ja minu soovitus on, et kui teil on omal häid mõtteid, tegelikult võite kõik head mõtted ka siia ühisfaili lisada, sest tegelikult see kursus on ka selleks, et me vastastikku üksteist õpetaksime ja üksteiselt õpiksime. Suur aitäh teile, tänan kuulamast!